Hei hoo! Nii, pühapäeval on emadepäev. Ja kuna ma pole väga kaua emadepäeva ajal kodus olnud, siis ma mõtlesin, et ma seekord pingutan natukene rohkem kui tavaliselt. Ja teen emale ühe väga toreda hommikupooliku, mis on talle põhimõtteliselt tervenisti üllatus. Ma praegu alustan siin aareti jahi planeerimisega. Otseselt aardeid sealt ei korja, aga see on selline meie hommikune aeg, kus ma kirjutan, mul on mõned asukohad Kuressaares, mis on temale kuidagi olulised. Ma kirjutan nende kohta vihjed ja iga kaardi peale ka küsimuse, millele me siis saame selle rattasõidu ajal, millest me järgmisesse punkti sõidame, selle aja jooksul vastata. Siis me tuleme siia, teised tulevad vahepeal kodust siia ja kõige suurem üllatus on ilmselt see, et Hans on oodatust varem kodus. Ta arvab, et Hans saab tulla alles järgmise nädala esimeses pooles, aga tegelikult on ta juba Saaremaal. Täna on reede ja ta on juba Saaremaal. Ja ma arvan, et see saab olema väga äge üllatus, sest ta pole näinud Hansu septembrist saati ja see oli ka väga üürikeselt. Nii et jah, Hans ja Sandra on ka pühapäeva hommikul siin ja ma loodan, et see üllatus õnnestub, sest ma loodan, et mitte kuidagi ei leki see informatsioon enne, sest ma tõesti, see on nagu parim asi. Nii, ma sain nüüd need vihjekaardid valmis. Esimene, teine, kolmas, neljas, viies ja kuues. Nii ta siis praegu on. Selle tegin täna, homme teen kooki ja ma tõstan siin toas suht palju ringi ja me oleme veel jooksma homme MC-ga ja siis ma räägin talle sellest plaanist või ütlen, et ta peab lihtsalt valmis olema, et pannkooke pole vaja teha pühapäeval. Ja siis ma loodan, et tuleb mõnus päev. Tšau tänaseks. Hei! Nii, laupäev, homme on emadepäev ja ma jätkan oma ettevalmistustega. Ma hakkan tegema kookose toorjuustu kooki. Kuna ta peab terve öö seisma, siis selline kook. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Tunniks ajaks. Later. Laupäeva õhtu ja meid on siin rohkem. No mis tunne on? Nad on siin Tallinna korteris, nagu me umbes tund aega tagasi ühest kõnest kuulsime. Jah, meil on väike soojendus, emadepäeva soojendus. Emadepäeva soojendus. Siin on emadepäeva beerpong turnee. Jah.
7 hommikul, ma pole magama läinud, ma ei tea, mul ei ole und täna. Käisin jalgrattaga päikesetõusu vaatamas ja teen vahvleid praegu, näitan. Nii, hei, ongi emadepäeva hommikul, sõidan Pargi tänavale tema peale võtta ja teha tal väike aretejaht. Vaatame, kuidas sellega läheb. Armastus läib ja su kätele joondunud aastate käik. Sinu hing on nii valge, nii puhas ja aus. On ju sinule mõeldes loodud see laul. On mõttes nii palju. Nii, nüüd hakkab emadepäeva aretejaht. See on esimene. See on siis, kust järgmine vihje on ja see on see, mida me sinna sõidu ajal omavahel räägime. Ja sa tead, sa tuled ja jääb kauaks peab. Mu ema, sa ainus mu jaoks. Mu armastus, mu armastus. Armastus iial ei kao. Kõik koos, ma tahtsin selle juurde öelda Antsugi emadepäeva. Oled vabadust andnud, et saaksin ise jõuda omi otsida. Selle aja oled olnud muu. See on nii arvupeline. Jäi usku, jah? Ma veel all tahtsin, ma kuulsin kobinat. Ma mõtlesin, et see on ikka midagi. Aga tahtsin öelda tantsu juba. Kõik koos. Et see vihje, et kõik koos. Saada su meigi sassi. Kuidas see võimalik siis on? On. Kaamid sõidavad. Jaa. Eival oli see plaan juba pikema. Viskasime sulle tükk aega. Nii ei tohi teha. Sellise eesmärgi nimel võib. Elbe sujumas meil. Laine tuli. Success! Avati mingi rikkuva. Armastus iial ei kao. Kuidas ennast tunnete? Väga hästi. Üllatus korda läinud. Kuidas ennast tunnete? Kuidas ennast tunnete? Nad ei räägi. Kuidas ennast tunnete? Oi, väga fine. Peast ei kukuks. Kuidas ennast tunnete? See on nagu mingi nüüd presidendi Kuule vastu. väga sealt hämmastunult. Hämmastunult. Kuidas ennast tunnete? Päris hea isegi. Kuidas ennast tunnete? Ilus ilm. Mida te teete? Sablog, jõu! Täna lähme maale, me lähme emadepäeva tähistama. Lõpuks ometi ma leidsin kellegi, kes nagu räägib ka midagi. Jee! Mitte ei keera kohe kaamerale selga, et kukalt filmida, eks ole.
täna filmime igal pool, vaatame, tunneme seda imelist kevade lõhna. Nii ta ka kui Lähme sõidame. No nii kenad, kõik päikese käes. Tere! Oi, me arvutasime hispaanlased kõik ja Don Diego. Jaa. Me pidime tegelikult sünnipäeval tulema, aga me ostsime asjad valmis, aga me saad sünnipäeval tulla. Nii et siin on hilised sünnipäevakingid. Tänan. Nagu ma olen Rasmusele õpetanud selle salmi, et hilinenud õnnetud. Palju rohkem õnnetud. Kõik on nii pikaks kasvanud. Ma olen just juba mitu aastat sama aega. Ma jään kogu aeg lühemaks. Nii, eksperdid. Korras on. Ahah. Näeb küll väga korras välja. Käib ringi. Seda on ühe hangi. Pakk alla on. Nii, siin toimub selline töö, seal toimub niitmine. Sain kõik endale näkku. Ei no tore. Jou. Tollel päeval oli üle 700 kilomeetri selja taha jäetud, mis koos mitmete ummikutega venitas sõidu päris pikaks. Ööpimeduses kämpimiskohta jõudes olime valmis magama minema, kuid need kutsumata külalised kimbutama tulid.